Tervitus võtisõbrad, Corner TV episood 2 siin nüüd ja kohe teie ees. Yeah, first half was good, but second half was Sellel nädalal juhtus jalkamaailmas nii mõndagi huvitavat. Hetkel kindlasti kuumim teema on Atletico Madridi La Liga tiitli võit, mille nad kindlustasid endale eile. Ja just viimase vooruni mindi sellega välja, sest et viimasel mängupäeval olid veel konkurentsis nii Real Madrid kui Atletico Madrid ise. Barcelona teadupärast juba kukkus varem välja sellest konkurentsist. Real läks oma kohtumisele Villarealiga vastu teadmisega, et nad peavad seal võitma ja et neil on vaja ka lisaks veel Atletico Madridi libastumist, punktide loovutamist. Seda aga kahjuks neile ei tulnud. Atletico Madrid võitis oma mängu Valladolidi vastu 2-1, kuigi esimesel poolajal jäädi 1-0 kaotusseisu, siis teisel poolajal pandi oma mäng korralikult käima ja keerati mäng enda kasuks ümber. Võite nüüd 3 korda pakkuda, kes teie arvates lõi Atletico Madridi võiduvärava, ja keegi muud, muidugi Suarez isiklikult. Mees, kes siis Barca poolt, tuletan meelde, kes lõpetas tänavuse hooaja siis 3. Tõsteti kõrvale, öeldi, et ta on liiga vana ja paluti uus klubi leida, seda ta tegi. Atletico Madrid avas oma käed talle. Peale kohtumist võis märgata väga emotsionaalset Suarest väljakul istumas üsna pikalt ja lööristamas nutta. Ausalt öeldes, kui seda tseeni vaadata, siis see on pilt, mis avaneb mind vaadates, kui ma hetkel oma krüptoportfooliot vaatan. Suarez andis hiljem ka telekas teada, et intervjuu käigus, et kuidas Barcelona siis teda väärtustanud ja ta on ülimalt tänulik Atleticole, kes teda sellisel kriitilisel hetkel, nagu tal just vaja oli, siis ka toetas ja avas uksed talle. Nii, ja nüüd võtaks suuna korras Saksamaale, kus 9. hooaega Jutti Bayerni München võtab tiitli, see pole mingi üllatus, selle peale me pikemalt ei peatuma ka. Me jääme ka peatuma väravamasina peal, Robert Lewandowski peal, kes siis hooaja viimases mängus Bayerni München kohtus Augsburgiga, kohtumine võideti 5-2. Mängu viimase värava lõi just ei keegi muu kui Robert ise. Miks oli eriline, sest et tegemist oli, kuulake nüüd seda, mehe 41. väravaga sel hooajal, mis on täiesti müstiline number. Viimati püstitas selle rekordi Gerd Müller aastal 71-72, kellel jäi tol hooajal hingele 40 väravat. Nüüd on meil aga uued tuuled, uued mehed, Lewandowski tegi ja rekord on murtud. Ja midagi muud kui jõudu jaksu rohkem väravaid Leva. Siit edasi suundume Serbiasse, kus heidame pilgu jalgpalli pisut humoorikamal küljele sel nädalal. Nimelt leidis seal aset kohtumine, mis võrdväärne ilmselt taseme poolest meie Rahvaliigaga. Kuna ma täpselt meeskonna nimesid ei tea, siis ütleme nii, et vastakuti läksid punased õllekõhud versus sinised õllekõhud. Punaste õllekõhtude ründaja näitas imelist kiirust, pääsedes vastaste väravaiga 1-1. Vastav väravaht, kellel polnud ilmselgelt õrnemat aimugi, mida ta teeb. Tuli ja toksas siis oma varba otsakesega, kas ründajat või palli. See oli küsimus nii fännidel kui ka kohtunikul. Ja mis sa kohtuniku asemel ikka teed selles olukorras, kui sul nii vinget asja nagu varl ei ole kasutada. Ja sa võtad muidugi otsemaid suuna fännide tribüüni poole, kus siis on fänn telefoniga. Ja kasutad seda kui varvi, et see situatsioon lahendada. Selle pulli situatsiooni saatel me tõmbame oma saatele joone alla. Eelmine osa suutsime 1 teema ära kajastada, seekord juba 3. Areng on ju lausa märkimisväärne. Oleme 3 korda paremaks läinud. Aga tegelikult, et me saaksime mingitki moodi areneda ja seda asja veidi kvaliteetsemalt teha, siis palun olge head ja jätke meile julget tagasisidet, et pommitage kommentaariumisse, mis meeldis ja mis ei meeldinud, mida rohkem teha, mida vähem teha, et ainult selle põhjal saame paremaks minna. Ja kui sulle vähekegi see saade meeldis, oli sümpaatne, mida iganes pani sind korra naeratama, siis palun kliki subscribe nuppu, like'i ja me jõuame üheskoos juba paljude rohkemate inimesteni. Ja seniks Corner out, ilmselt järgmine osa järgmine nädalavahetus.